grupile veel eraldi nime ei ole, näed, siin mänedžeriga veel räägivad viimased nõuandmised ning ma annaksin sõna siis diktorile. Nii, meie siis kui Tõlliste valla noored, mina räägin teile ühe loo, kuidas noored läksid metsamarjule ja eksisid ära. Läksid kord noored metsamarjule, korjasid marju, korjasid ja korjasid. Vahepeal pistsid mõnega musisse. Läks aega, kuid peagi oli kõikidel ämber marjadest täis. Nad mõtlesid, et hakkavad liikuma koju. Nad kõndisid ja kõndisid ja kõndisid ja kõndisid. Ja ühel hetkel äkki taipasid, et nad on samas punktis kus enne. Nad taipasid, et nad on eksinud. Nad olid närvis, nad olid pabinas. Nad võtsid endal pluusid seljast ja keerasid teisi pidi. Nad rahunesid natukene maha, suutsid hetkeks vaikuses olla ja läksid uuesti närvi. Siis just kui äkki selgest taevast tuli ühele poisile mõte. Ta mõtles, et hakkab solditairi laduma. Ja siis tuli mööda käia. Nad olid oma mänguga nii hoos ja lõppude lõpuks, kui nad olid lõpetanud solditairi ladumise, siis mõtles poiss taant järgi, et mööda käia, kes oli vahepeal mööda tulnud, pidi ka ju kuskilt tulema. Aga oli juba aeg möödas ja nüüd oli juba hilja. Kõik olid jälle mornid, istusid ja mõtlesid. Ja just kui äkki selgest taevast lõi poisile mõte pähe. Täpsemini ta pistis oma käe sinna samma taskusse, kust enne just kui imeväel oli tulnud kaardipakk. Ja nüüd leidis ta kaasaegse mobiiltelefoni. Ja on teada, et tänapäeval on seal navisüsteem. Nad tõusid püsti, hakkasid liikuma, jõudsid paar sammu liikuda ja aku sai tühjaks. See oli nali muide. Nad läksid rõõmsalt koju. Aitäh! Super, selline